Endiselt seostatakse tugevust sageli valjuhääle, kiire tegutsemise, füüsilise jõu või autoriteediga. Reklaamid, filmid ja sotsiaalmeedia toovad esile kuvandeid inimestest, kes paistavad silma julguse ja enesekindlusega, justkui oleks see ainus viis olla tugev. Omamoodi tugevus on sageli peidetud. Vaikne, nähtamatu ja sõnatu. Seda ei pruugi märgata keegi peale inimese enda. Ent just selline sisemine tugevus on see, mis kannab meid läbi elu kõige keerulisematest hetkedest. Tõeline tugevus avaldub siis, kui keegi otsustab andestada, kuigi tal oleks täielik õigus tunda viha. See ilmneb siis, kui inimene tuleb toime kaotusega, jäädes samas empaatiliseks ja avatud teistele. See on jõud, mis hoiab inimest püsti, kui ta maailm on kokku varisemas ja keegi ei tea, kui raske tal tegelikult on. Sageli arvatakse, et tugev inimene on see, kes ei nuta. Tegelikult on pisarate lubamine tihti hoopis julguse märk. Tunnistada endale, et oled haavatav ja näidata seda ka teistele, see nõuab rohkem sisemist julgust kui emotsioonide allasurumine. Tugevus ei tähenda kiviks muutumist, vaid paindlikkust. Oskust eluga kohaneda ka siis, kui tee on udune ja iga samm tundub ebakindel. On lihtne näidata maailmale säravat naeratust ja öelda, et kõik on korras. Kuid tõeline tugevus seisneb aususes. Võimes öelda, mul ei ole praegu hästi, aga ma liigun siiski edasi. See on vaikne vastupanu. Igapäevane otsus jätkata, hoolimata sisemisest tormist. Tugevad inimesed ei vaja plaksutusi ega kiidusõnu. Nad teavad, kes nad on ja mida nad on läbi teinud. Nende tugevus on kogemustes, vaikuses tehtud otsustes, magamata öödes ja pisarates, mida keegi ei näe. Nad kannavad oma koormat väärikalt, olles samal ajal toeks ka teistele. Tõeline tugevus on ka see, kui inimene julgeb küsida abi. Meid on tihti õpetatud, et abi palumine on nõrkuse märk. Tegelikult on see hoopis märk küpsusest ja tarkusest. Teadmisest, et keegi ei pea kõike üksi kandma. Me kõik vajame vahel teist kätt, kes aitab meil püsti jääda. Tugevus ei karju, vaid sosistab. Sa suudad. Ta ei esitle end uhkelt, vaid tegutseb tagasihoidlikult. Tõeline tugevus ei vaja tähelepanu, sest ta ei ela teiste pilkude jaoks. Ta elab selleks, et hoida inimest tervena ja liikumas, isegi siis, kui maailm seda ei näe ega mõista. Lõppude lõpuks ei ole küsimus selles, kui palju sa suudad kanda, vaid kui palju armastust, kaastunnet ja ausust sa suudad säilitada ka kõige raskematel aegadel. Selles peitubki tõeline, nähtamatu tugevus. Aitäh ja peatse kuulmiseni!